Kauber ka päris palju pingilt sekkunud, aga täna siis saab võimaluse algkoosseisus, nii et saab Ajo koperdas ka. Kiirelt mängitakse lahti, välja, virrutab kohe kaugelt peale ja tavapäraselt pigem ohutu standardolukord. No vaatame, kui siit väravat ei tule muidugi. Kui siit tuleb nüüd peale löök ja Nõmm esimese hooga. Uuesti Keerol löögi kohta, aga otse värava kesk. Väga tugeva hooaja teinud Narva Transi keskväljal ja ka Transi kapteniks saanud, kui nüüd võrge kampaania vahel ja lõpuks lõpeb see kampaania võiduga ja siin on nüüd võimalus tulla. Filatov virrutab kaugelt ja Flora vastu. Ja mitte järgmisel nädalavahetusel, vaid juba siin nädalasisene voor. Ootab meid ju kohe ees, aga siit tuleb Transile 1-0. Siit tuleb Transile 1-0 ja Vapruse mehed ka veel siin pingi pealt oli kuulda, kuidas veel rääkisid justkui kohtunikega sellest kollase kaardi olukorrast. Võib-olla hetkeks kaotasid seal valvsuse ja lasid Narval ära lüüa. Esimese poole lõpus Trans saab esimese kätte ja oli see vist nüüd Ivan Jušini sööt ja Tokee värav. Vaatame kordusest. Väga pikk diagonaalpall. Uuesti Maksimkin virrutab kaugelt ja ei ole üldse paha löök ja siis sellest, et nad juba eduseisu omavad, Vapruse uuesti surve all. Hää sööt Tokeelt, et Keerole, aga palju puudu, et seal oleks Paalberg saanud varba vahele ja tekitanud ootliku olukorraga. Siin nüüd Aerle hindab natukene valesti seda palli. Hea sööt, veel üks löök ja ei ole kahte. Sellers panemalt Tagaptšev ise ja pall lahti korra Nõmm. Just igal korral peale on jäänud. Paalberg uuesti, löögikoht on siin olemas, aga oi, kui... Sild. Pall ette poole sinna Kauberi suunas, Kauber võitleb kõvasti Žorvjoviga ja saab selle palliga kasti jätkata ja 1-1 ja nii lihtne see jalgpall ongi. Ja kes siis veel kui Martin Kris Paalberg, värav number 14 sel hooajal Paalbergile Premium liigas. Ja seis on 1-1. No nii, kas nüüd ikkagi vahetusi ümber ei otsustata. Kauber siin just väravasöödu sai kirja, aga tundub, et see on tema viimane puude tänases mängus. Tehakse vahetused ära ja kui see ei löö, siis lüüakse sulle. Narva jättis siin päris mitu varianti kasutamata poole alguses, aga nüüd vaatame korduses. Silla pall ette poole, suutis seal Žuravljovi. Paalbergile teeb seal Toke ära. Žuravljov. Üks tõstev värava peale ja käib see pall latis. Latov. Agaptšev, löögi kohta Agaptševil ja Tõmm tõrjub. Pöörab ennast löögile ja lõpuks tuleb päris hea löök, aga seekord Nõmm hästi näeb. Ja sööt nüüd Pajalt Paalbergile ja poiss tragiseb. Nõmmelt kõrge pall ette poole, kas siit tuleb pikendus, Kapper pikendab, aga seal on omakorda Filatov vahel ja siia see mäng ka ära lõpeb. Narva Trans 1, Pärnu Vaprus 1, Trans läks esimesel poolel seda mängu juhtima Zoe Toke väravast. Viiki mänginud, et 0-0 ja nüüd 1-1 on ju, et võõrsil Narvaga ja selline, ma ei tea, 5. positsioonist võitlemine, siis võib nagu rahul jääda, kuigi jah, siin lõpupoole siin head võimalused oli kasutanud ära, aga lõppkokkuvõttes jah, et poisid hästi mängisid ja kuidagi seda mõnusat entusiasmi jätkus siin lõpuni, nii et selles võib nagu positiivselt seda mängu võtta. Kas mingis mõttes võtmekoht oli see teise poole algus? Ma lugesin seal kokku esimese 10 minutiga Transil 6-7 väga head võimalust tegelikult väravat lüüa. Kannatasid ära ja suutsid tagasi tulla? No nii on, et eks seal hakkasid tekkima seal läbi nende ründajate kahekesi, nad seal suutsid luua häid olukordi ja kuidagi jah, selles mõttes, et võib-olla vedas kuidagi, aga lõppkokkuvõttes jah, et mida minutid edasi, seda kuidagi saime mängu sisse ja hakkasime ise need olukordi luuma, et kuidagi võrdsustus see mäng, jah.
Kapten Magnus Villota täna jälle üldse koosseisus ei olnud. Mis seis temaga täpselt on? Mis tal juhtus ja kauaks ta võib väljas olla? No, eks tal on mingisugune põletik seal kuskil põlve ümbruses oli ja nüüd see liikus kuidagi edasi seal, nii et käis siin arsti juures ja tundub, et tema jaoks on hooaeg läbi, jah, et aga loodame jah, et kiiret paranemist talle, et saab jalule. Aga selles mõttes jah, ta nagu trennid teeb kaasa mingil määral, aga jah, see vigastus niimoodi väsib see koht ära ja hakkab tunda andma. No vend Mattias Villota täna väga lühikeste juustega mängis, kas see on solidaarsus nende vastu, kes just ajateenistusse läksid või on tema ka ikkagi riigi teenimas? Tema on ikka ka, et õnneks jah, et mängule lubati ja kuna jah, meil siin keskkaitses peale Magnuse ja Sepiku väljalangemist on nagu selliseid küsimärke on, nii et aga täitsa jälle hästi oma koha ära siin, et 30 minti. Mis esimene sõnum on nüüd, kui riietusruumi lähed? Kiidad, laidad? Ei, kiidan muidugi, mis asja, ega see, mis ma siin nähvan kõrvalt, see minu puhul käib selle asja juurde, et selles mõttes veel kord, et ma ütlen, et poisid olid tublid, meil on vaprusega jälle rekord, me saime nii-öelda punkti rohkem kui esimene aasta, nii et kõik on väga okei. Te olete mingis mõttes viimasel ajal olnud kõik või mitte midagi võistkond. Kas sa tead peast, millal te viimati viiki mängisite üldse? Viiki mängisime. Ma ei tea, äkki Narvaga mäng oligi või 0-0 või? See oli Harju laagriga vist oli juuli lõpus, eks? Sisuliselt 3 kuud. Kas meil Narvaga hiljem mängu ei olnud või? Mina vaatasin esimese hooga selle, aga võib-olla, jah, okei. Et ühesõnaga tegelikult viigid on teie jaoks suhteliselt haruldane tulemusi tegelikult. Et jah, ma sellist jah, nagu statistikat ei tea, aga kui sa ütled ju, siis nii on. Olgu, ma lasen sulle minema, aitäh sulle edu. Nii, ja meie juurde tuleb nüüd peagi ka Kristjan Kampanja, Narva Transi keskkaitsja. Kristjan, hi. 1-1 against Vaprus tonight. How satisfied are you with the performance? Are the feelings good or bad right now? No, I think we'll take the point. Any point right now is crucial, but I think we can look at this as points dropped. I think we had the chance to kill the game, but we didn't. But this is football, and we give credit to the partner. They're a good team, so we'll take this point and keep going for the next game. It seems like the key period in this game was the start of the second half, where you had chance after chance after chance, but you didn't manage to score, and Pärnu responded. Yeah, exactly. This is football. You have to score your chances, and you have to keep the ball at the net. And we didn't score, and then they got a chance, and they got back in the game. So this is football. We need to learn from it, but we can't hold this on to too long. We need to get ready for floor in a couple of days. You have a big challenge with Pärnu. Who gets the 5th place? Who gets the 6th place? How important is that for you as a club to get the 5th place? Is there motivation to, or how much motivation is there to better Pärnu? For sure, there's definitely motivation to finish as high as possible. I think that this club is ambitious. They've shown that they're ambitious now this year especially. We're trying to push as much as we can, so we want to finish as high as we can. I don't think we need to limit ourselves with anything. Just keep pushing game by game, get as many points as we can to finish the season. And then after the season, we can take the break and be satisfied with what we've done. So. You were out 6 or 7 weeks, about 6 or 7 weeks with an injury. What happened to you? Just kind of a muscle injury, so I had to be careful and not push it too far. So it's tough to be out. It was tough to not help the team, but I'm just really glad to be back and help the team in the final stretch. You had quite a challenge today against the young Martin Krispalberg, who scored as well, but you did manage to keep him quiet for the most part of the game. How would you summarize that duel? Oh, yeah, he's a good player. He's smart. You can see he's a really good finisher. So it's nice to see a young Estonian really doing well. And yeah, it's nice to play against him, and I hope the best for him in the future. All right, thank you very much.